Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Daamid ja härrad, tuli mulle üks huvitav pakkumine. Auto, mis on bensiinautomaat, nii nagu ma soovin. Tehniliselt pidi hea olema, mootorkast pidi korras olema, kere ka enam-vähem. Ainukene miinus, mis mulle hetkel on öeldud, on see, et auto asub Võrus. Seega, sõbrad, ma olen juba pakkinud oma kohvri ära. Kohver on pakitud ja ma juba ootan taksot kuskilt sealt. See takso peaks tulema. Nii et bussipilet ostetud, kohver pakitud ja ma sõidan Võrru. No nii, 3 tundi kandiline perse ja ma olen Võrus. Tegelikult ma juba näen seda autot ja ütleme niimoodi esialgu midagi oksele ei jää. Tundub täitsa normaalne, siis lähen vaatame lähemalt siis. No nii sõbrad, eks see ole siis Eesti odavaim Hyundai Elantra. Noh, polegi rohkem midagi vaadata. Vaatan ta vaja on. Peaasi, et ta laiali lagune. Tartusse viib ma ära ikka või? Vabalt. See on raisk, panen uued. Ei ole, ma arvan selle, Et see tädi pani või? See tädi on tõesti. Kurat, mootor on ju kuiv reis. Või pesid ära või? See on kunagi ammu pestud. Sina ei ole pesnud seda, jah? Pole tal häda mida. Aga ma arvan, et need on, see on mingi õli pandud siia või? Siis ma ukse äärelt ja vaatad 30 külga võtnud. Aga äkki mingi vanakooli inimene või on lihtsalt täna? Ei, no ta võib sealt. Ega ma nendest autodest suurt midagi ei teagi. No see pole näinud mingil autol oli, mingi Opel oli kunagi mingi vanamees, mis oligi ära õlitud poolte läheb. See on väga võimalik, noh. Näha küll ei ole midagi. Paneme tööle ka või? See puha kuradi kõik airbagid põlevad ja... Airbag jääb põlema. Tegin diagnosti hommikul tolle poole istme mingi sensormatt on, mul on veakootis pilt olemas. Panin mingi viisakama makiga peale. See oleks üks kõik olnud. Noh, töötab küll. Ja kliima töötab ja kõik. No lähme teeme sõidu, mis ma siin. Ahah, oled sa kindel, et see on amordid või see puksid või? No see tüüp, see Neiu oli lasknud ja enne seda oli vaata mu onu käest vahepeal. Ja ta oli ka lasknud Tartus üle kontrollida ja oli... Nii, kummale poole see minna tuleb? Kui tahad trassi peal minna? Ma ei tea. Siis minna vasakule. Mai 18 siis küsisin, Heiki just tuli tõstuki pealt taga juhipoolne amort või oli vedru ja esimesed vattu vaatad. Ma mõtlesin, et amordid või need on mingi 22 eurot paremana. Ma mõtlen, vaat see, mis see koputab. Ja amort pidi kalama. Amort. Kas kirjutad otse ümber või?
selles mõttes netis või? Okei. Ma just mõtlen, et kuradi, ei, see on vist ainult amortris. Aga kui 2 kohad on nii kontrollimas, et amortris. Lihtsalt küsimus, kas see, üks ta ikka saab sinna külge pandud, see ei ole ju ära mäda. Ma lihtsalt mingi keevitustöödega ei viitsiks tegeleda. Et sa siia alla ei näe. Tal on vist ikka käimise probleem. Ja kui suures ühelt poolt on. Mis ma ikka oskan öelda selle auto kohta? Tegelikult 4 soti eest sõitev ülevaatusega bensukas, automaat, kliima. Ainuke mure on tagamordid ära vahetada. Jah, muud ei olegi vist. Muud praegu seisuga pole avastanud, et oleks vaja vahetada. Seega ma tean, et see on hea ost. Nonii. Üks auto on veel kokku lepitud vaatamiseks. See asub nüüd Viljandis. Ja nüüd tuleb sellel autol siis tuleb üks tähtsamaid ülesandeid praegu. Vedada mind vähemalt Viljandisse. Ja sealt juba edasi vaatame võib-olla siis, mis tähendab võib-olla. Kindlasti ka viib Tallinnasse ära. Nii et asume teele. No nii. Vaatame, kas see meil tööle ka läheb. Ostetud on. Ilusti. See on kõik. I love it. Ei, teise korraga läks poolest pöördest. Hui teab. Jah, alustame oma teekonda siis Viljandisse. Nii, proovime siis esimese möödasõidu teha. Vaatame, kas meil õnnestub see ka teha. No nii, käigud läksid alla poole. Võtab üles ruskust pood pööret raisk. Võtab rahulikult. Meil on tehtud selle. Pole midagi, sott 20 vees. No 400 € auto. Mida veel vaja on? Mida veel? 4 sotti ees, mida sa tahad saada. Et auto kuradi liigub ju reisk, ei ole tal häda midagi reisk. Natuke hirm oli, aga tehtud sai. No nii, hommikust kõigile. Järgmine päev on käes ja täna me läheme siis toome selle aktsenti ära. Mu sõiduk on siin, millega minema peaksin. Kes mäletab, see oli esimene auto, mida ma ostsin. Ja see oli tegelikult hea ost, reis sõidab siiamaani rahulikult edasi. Pole mingeid suurimaid probleeme olnud, muidugi remonti on ta vajanud. Ja oleme siin, mis ma olen teinud, tagumine tuli, esituli, õlivahetused, asjad, see on selge. Piduriklotsid vahetasime ära. Ja kurat, rohkem ei olegi vist nagu midagi, ei mäletagi reis. Aga ma ei tea, mu juht kuskil magab praegu reis. Peab talle vist kohe kõne tegema reis. Vaatame, mis ta räägib. Oih. No shit. Tere, mis ma äratus ei käinud? Ma arvan, et ta käis, sa lihtsalt lülitasid ta välja. Ma olen sul maja ees sellega. Ei olegi, see ongi näe möödunud märguanne, ta on lihtsalt tellised, ma pole kuulnud lihtsalt. No vot, näed siis. Ma tean, sa pole harjunud nii vara ärkama. Tere, kuidas ma kelvaid kuule, väga huvitav, hea küll mõlema. Jaa, davai. Tulen, davai. Davai.
nagu ma arvasingi, tüüp magas sisse lihtsalt. Mis magas sisse? Inimene elab oma elureis, ei ole harjunud ärkama kell 9 hommikul keskmiselt, kell 11 kuskil niimoodi. Vend elab oma elu kuradi, magab välja ennast ilusti, mitte nagu mina. Tööorireis, kella peale äratus, kella peale magama minek. Aga jah, ootame ta ära ja siis asume teele. Nii, esimene kord. Ja mina olen Penskar. Hommikul ärkab kohe tabletti võtma reis. Kes see vist Penskar on? Arvas. Aga jah, huvitav on, et see auto läheb kuskil 3.-4. korraga tööle ja kus see läheb tööle poolest pöördest. Me ei ole praegu, näed, teine kord. Natukene ootab, ma ei tea, ootad või sa lihtsalt niisama? Võib ka järjest või? Nii, kolmas kord. Nii, ja nüüd 4. korraga läheb või? Näini. Ai. Mõni päev on parem, mõni päev on halvem, vahest ei ole. No ei, ma saan aru, jah, et ei ole vahet. Aga siuke tunne, et ta läheb gaasi pealt. Tulus tahagi gaasi ütles ära käia. Ma kardan, et see hakkas peale gaasi, seda jõudnud. Okei. Teeme seda siin praegu, just kohe praegu. Ma tean, et sul on partner, aga partner kart on aegund. Nool tabas südant, oi ma päriselt ei sihtinud, ta tegi. No tšo, tõe hetk reis. Kas tööle läheb või lähe reis? Näe, vaata, mis siin puud on. Ai. No mine käi seal kuuse taga. No nii reisk, tõe hetk reisk, kas see aparaat läheb mul tööle ka reisk või ei lähe reisk? Nii, taha ta võttis kõik. Näh. Ei mäleta küll. See teebki. Ei, see sõidab välja. Ma arvan, et teeb see. Ole kena, lülita kliima välja. Vaata, mis ta teeb. No, lülitis välja või? No, praktiliselt kadunud. Pane sisse. Ei, vaiksemaks jäänud. No nii, sõbrad, nagu te näete, siis auto jõudis ilusti Tallinnasse ära. Tegelikult, kui päris aus olla, siis ta on juba Keilas ja tal on vahetatud juba, või ehk siis remont on juba läbitud. Ma kohe näitan teile, mis siin on tehtud. Kiiremas korras, lihtsalt kiirelt näitan ära. ABS-andur, veopõllid mõlemalt, ei ole, veopõll on ühelt poolt. Siin on mõlemad ABS-andurid ära vahetatud, rattalaagrid. Nüüd on nagu tutikas sellises kiirkorras ja tagumised amordid koos kontidega, koos kontidega mõlemalt poolt. Nii et
summasid ei hakka rääkima, aga ma ütlen niimoodi, et päris meeldivad summad on tegelikult. Kunagi, kui see remondimees laieneb, siis kindlasti teen talle reklaami. Aga nagu te näete, siis ta on jõudnud kohale ja kõik on päris super. Et kui te tahate, et ma teine kord teeksin sellest video, kuidas seda autot remonditakse, mitte just seda, vaid üldse, kuidas autot remonditakse, sest päris palju huvitavat on siin juhtunud, mida me ei arvanud alguses, et peab tegema. Näiteks 40 tonnise pressi all prooviti rattalaager välja pressida ja see ei õnnestunud. Aga kui teile meeldivad sellised detailid, siis pange kuskile kirja. Ma kindlasti teen eraldi videot ka sellest remondiprotsessist. Minu jaoks on see, ma ei ütleks, et igav, aga ma nii suurt tähelepanu sellele ei pööra. Aga nii, sõbrad, suurt tänud, et olite minuga. Tänan, et vaatasite ja järgmise kohtumiseni.